kõiki ja tere tulemast uude vlogi. Täna on laupäev. Täna tulevad paar sõbrannad meile külla. Väike siuke saunaõhtu umbes kell 4, nii et enne seda on vaja mõningad asjad ära toimetada kodus. Ma tegin juba hommikusöögi ära. Lähme nüüd Sassi ja Naalaga väiksele perekondlikule jalutuskäigule, teen oma sammud täis. Siis koristaks selle alumise korruse ära, sest üles nagunii külalised üldjuhul ei lähe, nii et ma ei viitsi nii suurt ettevõtmist ette võtta, aga kas või siin, et nagu kapipealsed ja põrandad ära pesta ja kuna sauna lähevad inimesed, siis vannituba ära koristada ja nii edasi. Ja siis poest mõned snäkid tuua ja siis olemegi oma õhtuks ilmselt valmis. Aga ilm on suht siuke külm ikkagi, et kuigi päike on nüüd välja tulnud, et vahepeal oli siin ikka väga nutune mingi 3 kraadi ja lörts ja siuksed ilmateated aprilli lõpus juba. Täna näitab, et on päikseline 4 kraadi küll, aga siiski siukene kevadine, mõnus, ma arvan. Nojah, järgmine nädal näitab ikka vihma, aga vähemalt 11 ja 13 kraadi ja nii edasi, nii et we'll see siis. Aga ega mul polegi siin aega väga midagi pläkutada. Lähme kammime juuksed ära, vahetame riided ära ja lähme teeme oma jalutuskäigu. I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Sammud on täis korjatud, nüüd me koristame alumise korruse ära ja mul oli siin üks suur valge laualina, mis fun fact me tegime kardinatest, mingi kardina ülejääkidest minu arust, mis meil olid, me saime teha full laualina, aga kuna seal olid paar väikest mingit söögiplekki juba peal, siis mul on Hempexist siukene. Leidsin selle järelturult Jagast, linasest materjalist beige laualina ja see on minu arust nii ilus, sobib nii hästi meile koju. Ehk siis ma nende kahe vahel olen niimoodi vahetanud, aga need mõlemad alati peale pesu vajavad mingi full triikimist, nii et ma tõin Tehnoruumist meie triikimislaua ja triikraua. Ma kasutan neid reaalselt ainult mingi siukeste asjade triikimiseks üli harva. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old. Feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine. Kell on nüüd 3:30 saanud, me koristasime ära, käisime poes. Lõikan nüüd siin mingit snäkivaagnat, me tellime ilmselt šašlõkki õhtusöögiks, aga lihtsalt pärast nagunii kõigil on kõhud tühjad, nii et lõikan mingid snäkid juba valmis, et siis on pärast vähem tööd. Ja ostsin tulbid ka poes, nii et hästi mõnus kevadine on praegu. Nii mõnus on, kui päike paistab tuppa, täpselt siuke nagu eelmine aasta oli mul see soolaleivaeg, ka kevadel kolisime ja oli siukseid palju istumisi. Jälle siukene mõnus tunne, et keegi tuleb külla. Võib-olla mängime mingeid lauamänge, et vaatab, kuidas läheb, meil on päris palju lauamänge. Ka siia ma panin mingeid vorstikesi, sinki, veel vorsti, lahjajuust, kanafilesink. Siis ma panengi porgandi ja kurgi ja tipikastme siia. Eraldi kaussi panen veel maasikad, tipikaste on kreeka jogurtiga ja mingid leivakesed on siin veel ka, mis mul ise on hiljem, et muidu nad lähevad siukseks lögaseks äkki siin vorstide ja kõigega. Ja siis kannu panen külma joogivett koos mitme laimiviiluga, see tundub siukene mõnus heleroheline kevadine. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. River's gonna cry when you're gone.
tere hommikust, on nüüd pühapäev. Eile me istusime sõpradega mingi, ma arvan, et kella 10-ni, võib-olla natuke kauem. Lobisesime lihtsalt ja sõime oma šašlõkki ja snäkke ja poisid käisid saunas ja meil on mõnus rahulik õhtu. Ja siis täna magasime ka selle arvelt natuke kauem. Ärkasime mingi kell 9, tegin selle omleti meile ja nüüd on You viimane hooaeg väljas Netflixis. Põnev on näha nüüd, kus see show teekond välja jõuab. Nii et vaatame seda ilmselt veel täna ka. Praegu me lähme uuesti samme koguma, lihtsalt et saaks hommikul sammud tehtud, siis sööme ilmselt leftoversiteks seda sama šašlõkki, mis meile tellisime. Meil alati jääb mingi pool portsu järgi, et siis saab selle lõunaks ära süüa. Me tahtsime vaadata ühte kohvikusse ja võib-olla peale lõunat tehagi väikse siukse kohvikutripi, lihtsalt mingi jääkohvi juua ja raamatut lugeda, sest ma pole jõudnud siin viimased päevad lugeda eriti. Mul on praegu see süke raamat pooleli. See on uus Jessa Hastingsi raamat, selle aasta oma Conditions of Will. Magnolia Park seeria autorilt on see siis ja lihtsalt see on praegu hästi populaarne raamat. Ma olen sellega kuskil 50 lehekülge jõudnud lugeda ja siin on, vaatame, mingi 450. Ma tahaks sellest see kuu läbi jõuda, seega mul on mingi nädal aega või pool nädalat. Nii et ma tahaks täna proovida üsna palju seda lugeda. Ja õhtul ongi plaanis teha mingi suurem meal prep. Lihtsalt mulle meeldib, kui ma vähegi jõuan pühapäeviti ikkagi nädalaks teha mingid toidud ette ära kappi. Ja jah, siis vaatame, mis veel teha jõuab täna, kui üldse midagi. Aga kõigepealt lähme selle unimütsiga jalutama, kes siin magab. Eile lihtsalt sellest ajast peale, kui külalised tulid, kell 5 kuni 10-ni, mingi üle 5 tunni lihtsalt möllas, mängis oma mänguasjaga. Ja kas see väsitas ära suve? Jaa, nii väsinud ikka ei ole. Käisin nüüd pesus ära ja me lähme kohviku teidile. Lihtsalt mingi tunnikeseks raamatut lugema ja kohvi jooma. Ja kui Abel brändil oli mingi see sünnipäeva suur allahindlus, siis ma tellisin neid päris palju asju ja üks komplekt, mis ma neid tellisin, mis ma olen kandnud eraldi neid asju päris palju, aga koos ei ole veel. Siis ma mõtlen, et paneks täna siukse matching komplekti. Et siis on veits siuke soccer mom vibes, coffee shopi ja võib-olla mingi vest siia peale või õhuke jope, sest et õues on üsna soe tegelikult isegi täna. Aga need materjalid on üllatavad head, ma ei olnud varem sellelt brändilt midagi tellinud ja istuvad ka minu arust kehas päris ilusti. Ja allahindlusega olid isegi hinnad okei, kuigi mul tuli mingi ülisuur tolli kulu otsa, nii et kui te tellite sealt, siis tellige parem nagu väiksemas koguses korraga. Aga ma ei tea, mega cute. Ja kõigepealt enne minekut me nüüd soojendame need šašlõkid üles sütelkartulite ja värske salatiga, et see on siis suur lõuna. Ja siis ma olen näinud selles kohvikus, kus me lähme Woldis neid ja seal on nii ilusad jäämatšad. Ma ise matšat ei joo, aga nad näevad välja lihtsalt nii ilusad ja esteetilised. Ja jääkohvid, ehk siis ma tahaks lihtsalt ühte suurt jääkohvi taimse piimaga ja lugeda oma Jessa Hastingsi raamatut ja lihtsalt nautida, nii et ei pea kuhugi kiirustama. Poisil ei ole challenge, siis me näeme siin ees ühte kardamonisaia. Ja mina võtsin ühe jäälatte kaerapiimaga ja see näeb nii nunnu välja. Me tulime nüüd tagasi koju, väga mõnus oli, lugesime mingi tunnike, ma arvan, kuskil seal kohvikus. Ja nüüd, kuna Sass hakkab muru niitma õues, ma mõtlesin, ma ikkagi käin ratsutamas ka ära. Muidu ma isegi ei läheks, aga lihtsalt kuna me lähme 2 päeva pärast veel mingisse puhkemajja nädala sees, me oleme 3 päeva ära, et siis ma nagunii nädala sees ratsutan vähem järgmine nädal. Kuna ilmateada on ka praegu pigem siuke veider, siis ma kasutaks tänast väikselist ilma ära ja kuigi mul treeneriga trenni ei ole, siis ma ilmselt üritan platsil teha ise mingeid harjutusi. Nii et jah, lähme oleme veel paar tundi värskes õhus ja siis hakkame juba õhtusööki tegema. Nii, täna ma nägin treenerit ikkagi trennis. Me teeme üleminekuid, ta soovitas. Samm, galopp, galoppist sammule, traavist seisma, seismisest traavi, et ei tuleks mingeid samme vahele. Ja vaatame,
mida ja kuidas me teha saame. Võlte alguses vahele veel ja paindeid, et rohkem kontakti saaks. Proovime risti üle platsi ja saada stoppi ilma sammuta. Hästi. Ja kohe traav edasi. Tubli. Teeme teise ka pikalt ja siis teeme nii lühikeseks, kui saame. Nii lühikeseks kui võimalik, ilma välja suremiseta. Ja tagasi sama lühike. Ja peatus. Peatuses ka meil kaob kontakt alati ära. Aga no, what you gonna do? Tõkkene sammu paust alla. Ma ausalt öeldes ilmatreenerit olen suht lost alati. Kuidagi igav on, kui keegi ei ütle sulle ette ülesandeid või ei kontrolli su tehnikat kõrvalt. Ja siin pool peatus ja galopp. Tubli. No praegu ta on ilusti kontaktis, kui me võistlusel olime, siis ta siin oli nagu kaelkirjak ja seisma ei jäänud. Samm on kõige nõrgem osa meil ilmselt, üks nõrgemaid. Nii, proovime nüüd teha jälle diagonaalid. Ja traav. Ja tasa. Mine. Kuule, mida me vaatame? Mida me kardame? Ei saa siin niimoodi spuukida. Ja, hästi. Hästi. Tubli, see on raskem ja. No nii, laseme sadula vöö järgi. Siin oli nii tubli. Ma ise muidugi, ma ei tea, enda sooritust ei oska kommenteerida, aga vähemalt me oleme siin. Kes ei proovi, see ei jõua nagunii kuhugi ja me vähemalt proovime oma tehnikaid parandada ja vot nii. Õhtusöögiks on meil täna üks sükene mitte väga uus retsept, aga võib-olla siin kanalil ma vist ei ole näidanud seda, aga need hästi populaarsed praegu minust veisehaklihaga sellised kausid. Ja üks, mida mulle meeldib teha, on bataadiga, ehk siis ma koorin ja lõikan bataadi pigem nagu pisikesteks kuubikuteks ja röstin just seda hästi kuumal kuumusel pöördõhuga ja samal ajal siis praen ära delikatess veisehakliha. Minust veisehaklihaga on see just nagu ekstra hea, sest me tavaliselt sööme suht vähe seda veisehakliha ja siis see maitse on nagu erilisem. Ja meile meeldib see delikatess oma, mis on 50% veis, 50% siga, see on see fit läbi kleepsuga. Muidu tavaliselt minust veisjas ja hakklihad on üsna rasvased, et siis me eelistame nagu seda. Ja 2 pakist saame siis 4 portsu. Siis ma panen terve pakki seda taco maitseainet selle hakkliha peale, et siis ta on sükene mõnus maitsekas. Soola panen ka natuke juurde. Ja siis ma hakkingi ära punase sibula, tomatit, salatilehti natukene ja pigistan sinna kõige peale laimi ja riivitud juustu, et siis need kõik asjad koos selle röstitud bataadiga ja hakklihaga lähevad ühte kaussi ja see on nii maitsev. Tõsiselt mega hea. Kreeka jogurtit ka veel peale. Noh, veits nagu Tex-Mex vibes kauss, aga ülilihtne teha. Lihtsalt eraldi ongi vaja praadida hakkliha ja bataat küpseb ise ahjus. Kuskilt TikTokist minu arust leidsin selle retsepti. Tõsiselt mega hea. Teen selle ja siis 2 portsu jääb homseks lõunaks ka. Jään täna selle ühe retsepti juurde ja siis saab juba Netflixi edasi vaadata ja pühapäeva nautida.
lihtsalt hallu, kas ma isegi pean midagi ütlema. See on nii mega hea ja maitsev. Panin Kreeka jogurti sisse natuke kodujuustu ka, sest neil oli kapis ja nii ilus värviline kauss. Kõht on tühi ka, nii et let's dig in. Viimane õhtusnäkk on mul smoothie, aga see on veits teises võtmes. Ma olen üsna palju üritanud süüa nagu kohupiima õhtuti, aga ma ei ole tegelikult mega kohupiima inimene ja seda kohupiima nagu kausist süüa, see konsistentsi kõik, ma ei tea, nagu fine, aga mitte mingi mega nauditav. Ja üks asi, mida ma avastasin tänu Sassile, oli see, et ma hakkasin tegema nagu blenderis smoothit. Ja Sass teeb oma blenderi smoothit hoopis teistmoodi, minu arust tal on suht mingi maitsetuse, aga tal ei olegi vaja magusat, aga mulle meeldib siuke magus ikkagi. Ja see smoothie, mis mina oma kohupiimaga teen, on nagu jäätise kokteil täiesti. See konsistents on siuke mõnus paks, see maitseb ülihästi, see on magus ja see toidab mu kõhtu nii väga, sest seal on nii palju valku on ju sellest kohupiimast. Ehk siis mul on teile ülihea retsept. Minu smoothie sisse läheb alati seda maitstamata kohupiimakreemi. Mul on siukene 3%, ma lihtsalt ei ole näinud seda lahjat väga kuskil, aga ma peaks tegelikult leidma selle täitsa helesinisega, võiks vabalt olla, aga mul on see 3%. Siis siukene low-cali jook, neid on Selveris müügil, minu arust Coopis suurtemates poodides on need müügil mahlalettide juures. Ja siin on põhimõtteliselt 3 kalorit 100 millis, ehk siis nagu ülivähe kaloreid ja see mango oma on mu lemmik. Nagu siuke multinektari maitse on sellel täpselt minu arust. Ja last but not least siit ülevalt siukene huks olen ju. Ilmselt kui oleks mingi maitsega kohupiim, siis oleks seda vaja, aga ma lihtsalt natuke panen seda ka, sest mulle lihtsalt maitseb magus. Reaalselt nagu nii valgurohke jook ja see on nii maitsev. Kohe teeme ära. Lihtsalt reaalselt silma järgi mingid kogused. Mul on seal üks terve suur klaas ja siis jäi veel natuke üle. Ma ei tea, see on lihtsalt nii hea ja kreemine. Mulle meenutab see kokteili. Lihtsalt viimase aja lemmik hilisõhtusnäkk. Challenge'i teise nädala algus ja hommikusöögiks ma unustasin üleööputru teha. Mul on siin imelised banaanid ka, aga ma unustasin nii, et ma teen ilmselt 2 avokaadorüst saia ja sinna peale sinki ka, et natukene oleks vähegi valku ja mul üldjuhul meeldib ka panna hapukurki viilutada nende lõikude peale. Siis meil on veel siin mingeid maasikaid ja ma võtan neid ka natukene peale, ehk siis veits rohkem meisterdamist siin hommikul. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your
dreams tonight. nüüd on siis teise nädala algus, ehk siis peale seda nädalat on veel ainult 4 nädalat jäänud. Minu arust aeg läheb alati nii kiiresti ja minu isiklik see väljakutse siis suve-eelne tähendabki seda, et ma need kõik 6 nädalat proovin siis teha Sinu Trenn platvormil need 3 suveks vormikava trenni iga nädal, siis iga jumala päev vähemalt 5000 sammu ja see saab olema raskendatud, sest ma vaatasin just ilmateadet ja mingi 2 nädalat lubab ainult vihma. Üldjuhul see alati muutub, aga natuke on küll siuke tunne, et kui ma pean iga päev vihmaga jalutama, siis see on päris keeruline, aga selles see väljakutse seisnebki. Ja siis toitun täisväärtuslikult, ma ei loe kaloreid, ma ei ürita mingit ekstreemset dieeti teha, aga lihtsalt võib-olla natuke rohkem valku. Just õhtul viimaseine, nagu ma muidu näksisin võib-olla mingeid mitte nii häid asju ja lihtsalt 4 siukest toitlusteinet päevas, et see on juba minu jaoks ka suur väljakutse. Aga jah, ma just nägin ka kuskil minu arust Kristjan Johannes Konsapi story, mis meenutas mulle seda nüüd, et see vihmaga kõndimine nagu, et kui sa teed ainult siis trenni, kui sul on mugav, siis sa kindlasti annad üks hetk alla, kui sul on näiteks mingi kiirem nädal või see minemine on nagu ongi väljakutsuvam või raskendatud. Pigem sa peaksid harjutama seda raskendatud ajal treenimist, sest siis see saab harjumuseks ja siis, kui sul on jälle mingi raskem aeg või halb ilm või kiirem nädal, siis sa juba oled nagu harjunud seda oma graafikusse ikkagi mahutama. Minu arust see oli päris hea mõte. Tänane plaan mul on järgmine, et mul on kell 10 psühholoog ja see on 2 tundi. Ma pole kunagi olnud 2 tundi psühholoogi juures. Aga eelmine kord ma olin 1 tunni, see on uus psühholoog ja siis kuidagi meil läks kiireks, nii et mõtlesime, et okei, proovime siis seekord 2 tundi. Nii et 10-12 mul on see. Siis ma tulen koju, söön lõuna ära, teen kuskil 4-ni tööd ja siis kell 5 mul on veel ratsatrenn ka treeneriga. Ja ka siin olen täna 8. sünnipäev. Loodetavasti jõuan käia mingist ühest põllu, mis iganes poest läbi, mis Jüris on ja osta talle mingisuguse, ma ei tea, spetsi asja sünnipäevaks, mingi maiuse või mis iganes. Aga see sai on lihtsalt nagu räme hea. 10-10, megalt soovitan, ülinjämm. Nii kuskil 3 tundi tööd hiljem ja ma sain 1 treeningvideo jälle edititud. Ma teen praegu järgmist CrossFiti kava, see on siuke madalama intensiivsusega low intensity interval training ja seal on 4 treeningut ehk siis siukene huvitav treeningkava jälle tulemas ja selle nädala goal mul ongi need kõik videod saada edititud. Üks asi, mis on täiega põnev, kui ma nüüd teen seda täiskohaga, siis nende treeningvideote editimine, see on küll mahukas ja aeganõudev, aga ma teen seda ilmselt poole kiiremini kui varem, sest muidu ma oleks teinud seda lihtsalt mingi võib-olla korra 6 kuu jooksul, editinud mingid, ma ei tea, 3-4 treeningvideod ja siis oleks olnud kõik nagu otsast peale algusest, otsid fondid ja kõik need nagu detailid, mis seal videos peavad läbi käima, aga nüüd ma lihtsalt teen seda iga nädal peaaegu, ehk siis mul on need asjad nii peas, need tulevad nii kiiresti, mul on mingid oma nipid tekkinud, kuidas seda veelgi nagu lihtsustada ja kiirendada enda jaoks ja see on nii cool. Mulle siiani tundus täiega nagu, et ma olen mingi kõige aeglasem editija vist maailmas, sest nende nädalavlogide editimine võtab mul ka üldjuhul mingi 6-8 tundi lihtsalt. Et ikka on nagu kõvasti tegelikult neid tagumikutunde mul siin selle äpi jaoks ja vlogide jaoks ka nüüd. Vähemalt nüüd ma saangi seda siis teha justkui tööna, et kontoritööd enam ei ole. Ja kuigi ma tunnen ka tihtipeale, et nii paljud asjad üle elus saaks vinguda, siis ma üritan igas päevas leida nagu mingeid pisikesi asju, mis on hästi ja mis on head. Ja see on nagu nii jõhker privileeg ja õnn ja ma olen nii tänulik, et ma saan teha nagu oma äri järsku tööna. See tundub nii kuidagi utoopiline, ma oleks kunagi seda ette kujutanud, et see juhtub. Sükene tänutunne on sees peale tänast tööpäeva. Võib-olla sellepärast ka, et ma käisin seal psühholoogi juures ja rääkisin taga 2 tundi, peale mida mul oli hullult hea tunne. Ja nüüd, kuna see video siin ekspordib ja ma nagunii ei saa midagi rohkem editada samal ajal programmis, kui ta ekspordib teist eelmist faili, siis ma hakkangi juba vaikselt talli sättima. Ma käin siis seal Jüri poes korra läbi, otsin ka siin ala midagi, mis talle võiks sobida ja siis lähen juba talli ära, et siis ma saan rahulikult mingi 45 minutit juba temaga koos olla, harjata teda rahulikult valmis panna, enne kui trenn algab, et ei ole siis sükest kiirustamist. So give me your all. I'll take it tomorrow. I stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Palju õnne! Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun, no, no. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it tomorrow. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me.
täpselt minuti pealt hakkas sadama, kui ma autosse jõudsin. Täiega vedas, et me saime oma trenni niimoodi tehtud, et ei sadanud vihma näkku. Ja õhtusöögiks ma just sõin oma kartulisalati ära. Panin sinna kanafile sinki, õuna, värsket kurki, happukurki, keedetud muna ja kartulit ja kreeka jogurtit. Siis veel soola ja sidronipipart. Üldjuhul tegelikult meeldiks ka lahjat majoneesi panna, aga seda Felixi majoneesi ma lihtsalt ei leia mitte kuskilt ja kõik need Hellmansi ja mis iganes light majoneesid, nad ei ole tegelikult väga light minu arust. Ma ei taha mingeid ülirasvaseid majoneesi panna oma salati sisse ja tegelikult maitse oli okei, aga Felixi majoneesiga on nagu see ideaalne, aga päris hea oli siiski. Ja nüüd ma lõpuks teen oma need ülejääpudrud ära. Ma saan siit 4 portsu teha ja Karmeli mees Kaupo on kalamees ja Kaupo käis nädalavahetusel kalal ja kuna Karmel ei söö kala, siis Kaupo pakkus meile, kas me tahaks tema püütud forelli, mis meie oleme nagu megakala fännid sossiga, nii et obviously poes on kala nii kallis. Nii et ma teen selle Kaupo püütud kala siis ka ahjus ära prepiks ja ilmselt mingit riisi siia kõrvale. Ja Karmel vaatab vist mu videoid niimoodi, et ta väike laps Markus ka vaatab, nii et tšau Markus, kui sa vaatad seda. Tšau Markus, ma hakkan sinu issi püütud kala tegema ahjus. You got a free pass, oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, there's no use in playing games, no. There's no denial in what we want. Just watch me breaking your sphere. You're falling in every touch me, I swear. You will do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me, baby. It's official. Täna on ametlikult see päev, kus ma üldse ei viitsi siin olla, nagu lihtsalt nii raske hommik oli. Esiteks mul on päevad, siiamaani võib-olla mõne jaoks, aga ma olen nii väsinud, ma olen tujust nii ära, lihtsalt mingi hormoonid möllavad üle pea ja ma ei tea, ma lihtsalt ei viitsi, lihtsalt mõtle sellest, et tund aega mingit kogu kehatrenni. Lisaks veel see, et ma ju tavaliselt peale jõusaali käin naalaga jalutamas, ma tahan oma sammud täis saada, et ma pean veel nagu liigutama tund aega peale seda tunniajast trenni. Igal juhul ma tahtsingi teile rääkida sellest, sest et vahepeal ongi nii, et ma üldse ka ei viitsi, aga siis ongi sul see harjumus ja distsipliin ja kohusetunne tuleb mängu. Et seesama, millest ma enne rääkisin siin videos, et sa ei saa eeldada, et sul on kogu aeg kerge ja sa kogu aeg tahad trenni teha, et kellelgi ei ole. Täna on vähemalt 3. treeningpäev see nädal. Ma tegin juba 5 minutit sõudemasinat ära ja nüüd tulevad siis soojendusharjutused. 2 ringi ja siis, mis mulle meeldib selle suveks vormikava juures, ongi see, et siin on superseeriad. Et siin on 4 komplekti harjutusi, igas nii-öelda komplektis või superseerias on 2 harjutust. Ehk siis ma teen need 2 harjutust ilma pausita ja see on raske, näiteks sa teed küki ja siis kohe ilma pausita mingi plangus kokku-lahku hüpped otsa. Aga seda on ainult 3 seeriat, igat superseeriat. Ehk siis ma ei pea 4 korda tegema, ma teen 3 korda neid ringe läbi ja siis peale 2 harjutust alles puhkan. Ja neid superseeriaid kokku komplekte on 4. Ehk siis nagu tundub nagu justkui 4 harjutust oleks siin trennis, mitte mingi 5 või 6. Kuigi tegelikult sul on 4 korda 2, mis iganes. Anyway, ei taha siin olla, ei viitsi teha, aga kuna me lähme täna Tallinnast ära sossiga, siis ma tahtsin lihtsalt, et mul oleks nädala lõpp siuke, et ma saangi puhata, mis ma tunnen mu kehal ja vaimul on nüüd vaja. Nii et ma mõtlesingi, et okei, ma pushin ennast ikkagi trenni ja ma teen selle ära, see on viimane trenn siis see nädal. Ma 4 CrossFiti see nädal ei teinud ka ja siis ma saangi nädalavahetusel rohkem puhata ja teen lihtsalt oma samme näiteks nädalavahetuseti. Esimene soojendusharjutus on üles ja alla vaatav koer, ehk siis alustame sellest. Esimeseks jalaharjutuseks on siuke tuhara fookusega Smith-kükk, ehk siis jalad on meid seespool, me näeme ja istud nagu taha pingile. Ja ma alati proovin kõigepealt läbi selle, et kang oleks õigel kõrgusel ja siis lisan raskuse, ma ei mäleta isegi, mis mul oli. Ma tean, ma peaks äppi kirja panema, aga ma pole viitsinud siiani. Nii, ja 10 kükki siis alustuseks. Varbad väljapoole suunatud ja nii alla, kui suudad. Nii, siis tuled siia matile. Plank asendis kokku-lahku hüpped ja taimer hakkab jooksma ees minut aega siis.
superset on minu arust selle päeva kõige nõmedam, aga seda sellepärast, et see on väga hea ja tõhus. 10 korda rinnad surumine ja ma tegin seda alati nende väikeste hõbedaste hantlitega ehk siis 10-kilostega vist ja mingi hetk ma mõtlesin, okei, ma proovin, et ma võtan need 12-sed, džimmis ei ole 11-sed ja need 12-sed on need suuremad mustad nagu, mis on ju samm üles, need samad, mis siin on ääres. Siis sinna hõbedaste peale tagasi minemine tundub nagu veits siuke downgrade, nii et ma olen pushinud isegi siukestel päevadel, kui ma üldse ei viitsi ikkagi nende 12-stega rinnalt surumist. Ja see on nii raske, ehk siis juba see rinnaosa me pushime täiega ja siis peale seda on Rumeenia jõutõmme hantlitega, ma näen siin all, mis järgmiseks tuleb ja ma mäletan eelmisest nädalast, et see oli mega raske. Ma ei tea, mis teema mul on nende hantlitega ja üldse kangiga ka Rumeenia jõutõmbed ja üldse jõutõmbed. Mul üldse ei meeldi lihtsalt. Aga proovime siis ühe ringi ära teha rinnalt surumine 10 kordust. 9 ja üks veel. 10. Okei, see polnudki nii hull, aga mis nüüd saab olema hull? Up next. Rumeenia jõutõmme ja ma mäletan, miks see on rõve, sest seda on 14 korda. Nagu korduseid on nii palju. Ehk siis see läheb nii raskeks poole pealt. Ja siin kavas on rohkem tuharel, ehk siis me lihtsalt lükkame puusa taha ja ei lähe nii alla. Rohkem nagu puusast. Eelviimane superseeria on siukene ülalt alla tõmbed, aga see on 2 individuaalse käepidemedega, mingi monokäepidemed. Ja seda ma mäletan ka eelmisest nädalast, et siin oli 14, et see läheb päris raskeks. Ja siin on ilma pausita teine harjutus on näha siin all kangi tõsted rinnani ja siis kohe tõingi siia kangi, mis kunagi ka mul oleks olnud võib-olla nagu algajana jõusaalis mingi piinlik, et issand, kuidas ma toon kangi mingist teisest jõusaali otsast. Praegu kõndisingi kangiga läbi jõusaali, aga ma nagu spetsiifiliselt vaatasin, et kas keegi vaatab mind, kas keda kujutab, mitte ühegi inimese pilgud isegi ei maandunud minu peale, et nagu mitte kedagi ei huvita, mida sa siin teed. Sul on oma äpp, sa lihtsalt vaatad siit, kuidas teha, rahulikult katsetad, kui miski ei tundu õige, proovi teistmoodi ja tegelikult mitte kedagi ei huvita nagu reaalselt. Aga let's do this. Võtan siit selle mingi ühendava osa ära ja siin on ilusti juba klambrid olemas. Vahepeal pole neid klambreid ka, siis ma võtan need mingi teise käepideme küljest kuskilt. Otsin lihtsalt senikaua, kuni leian. Panen oma raskuse. Jalapideme ilusti paika ja 14 korda. Üleval sirutan ja all pigistan. 14 tehtud ja 14 kangi tõstet rinnani järgi, siis ongi hea, et kang on siin samas kohe kõrval. Järgmine ja viimane superseeria koosneb siuksest seljaharjutusest, mis, ma ei tea, mulle lihtsalt on nii naljakas teha siukseid nagu kallutavaid harjutusi, sest ma tunnen, et ma olen veits küürakas, mul on nagu raske hoida sirgelt selga, nagu et seda klippi isegi filmida ma niimoodi pingutasin, ma filmisin seda mingi 6 korda. Ma lihtsalt kuidagi nagu, ma ei tea, raske on, aga ma arvan, et see ongi see, et mida rohkem seda teed, seda ilusamaks see tehnika läheb ja ma lihtsalt üritan kogu aeg mõelda, et okei, selg sirgu. Ja siin all on näha kohe ka külgplangus õla tagaosa tuleb, ehk siis mati peal siukse väikse hantliga. Hakkame tõstma õla tagaosale ja 3 seeriat ainult. Kes oleks võinud arvata tund aega tagasi, et me kunagi selle trenniga ühele poole jõuame, not me, aga siin me oleme 3 seeriat, väike kardiosuts, let's do it. Võtame sellest kangist kinni, kallutame ja 10 korda rinnuni. Kui ma tundun küürus, siis mind your business ja vaata oma tehnika üle. Enne kui sa tuled siia, ütled, et mina olen küürus, kuigi ma ilmselt olen ja sul on õigus. Nii, okei, see oli ilmselgelt liiga kerge. Tõstame 17,5, nii enne oli 15. Külgplangus õla tagaosa on järgmine. Ja sa võid olla jalgadel, kui sa oled superhuman, aga mina ei ole. Ja 10 korda. Ja teine pool ka. Cool. Ma ei tea, kuidas Kerli nende harjutuste peale tuleb, aga igav ei hakka kindlasti siin. Ja minut aega puhkus ja 2 seeriat veel.
viimane asi ongi meil kardio ja 15 minutit ratast on siin ette nähtud, aga eilsel päeval või eelmises trennis siis nii-öelda oli tegelikult vaja teha treppi, aga kuna trepi peal oli tookord keegi teine, siis ma tegin ratast, nii et seekord ma teen ratta asemel treppi. 15 minutit, see iga nädal kasvab, ehk siis esimene nädal oli minu arust 10 minutit, 3 trenni ainult nädalas, nii et 10 minutit kardiot lõpus, nüüd juba 15 minutit kardiot lõpus, aga see ongi niisugune mõnus push, sest sa tead nagu, et suvi on tulemas, ehk siis mingi viimane nädal challenge'i viimane push, siis ongi võib-olla mingi 30 minutit kardiot sul trenni lõpus ja ma arvan, kui sa selle lõpuks ära teed, siis on nagu niisugune mõnus saavutustunne. Aga jah, patsutan endale õlale, teen 15 minutit treppi ja sellest ma saan ilmselt läbi ainult doom scrollides TikTokis, let's be honest. My God, mis vihmalaadung lihtsalt praegu taevast alla kukub. Jumal tänatud, et ma pead ei pidanud hommikul pesema. Aga ma käisin hetkel arsti juures. Viimane kord ma rääkisin minust meie kunstliku viljastamise teemast äkki jaanuari alguses või detsembri lõpus, ma ei mäleta. Igal juhul tollel hetkel oli see staatus see, et ma lihtsalt tahtsin kehale anda pausi, sest et IUI-d mitu tükki järjest ka on mingi hormoonide peale, mis iganes ja siis mu arst tollal soovitas Tõnismäe viljatuskliinikus, et teha pausi ja siis, kui ma uuesti arstiga kontakteerusin aasta alguses, et jätkata nagu IVF-iga, siis põhimõtteliselt mu arst saatis mulle ainult mingi bookimislingi, et umbes siit saad bookida haigekassa kaudu IVF-i riiklikus süsteemis haiglas. Ja siis, kui ma avasin selle lingi, siis seal oligi lihtsalt kirjas, et kõik ajad täis. Nagu mitte mingit ei olnud isegi, et ma ei tea aasta pärast, vaid lihtsalt, et kõik ajad täis. Siis, kui ma kirjutasin uuesti arstile, et mulle tundub, et kõik ajad on täis, et kas ma saaks kuidagi teie kaudu kiiremini, siis mu arst enam ei vastandki mulle. Siis ma olin lihtsalt mingi, ma ei taha olla see, kes arvab nagu seda stereotüüpset, et kui sul on nagu riiklik arst või haiglas mingid arstid, et siis nad ei anna sulle seda sama pühendumust, mis annab nagu erakliiniku arst, aga no lihtsalt ma ei tea. See oli minu kogemus sellega, ehk siis mul põhimõtteliselt oli nagu tupik selle teekonnaga ees ja siis mingi hetk keegi kirjutas mulle mu jälgijatest, kes vaatas siis mu videot aasta lõpus, et ta töötab Next Fertility kliinikus ja tegelikult ka erakliinikutes saab haigekassa kaudu, ehk siis ma soovitan ka teil, kui te mõtlete IVF-ist, et kontakteeruge erakliinikutega, mis guugeldades leiate ja võitegi neilt uurida lihtsalt, et kas on veel haigekassa kaudu vabu kohti või äkki saab kuidagi järjekorda panna või mis iganes, ehk siis ma saingi selle haigekassa listi nagu Next Fertilitysse, see on siis seal Confido Veereni majas, hästi ilus erakliinik ja kohe alguses, kui ma seal sassiga käisime esimest korda, ma ei tea, see vibe oli kuidagi hoopis teine, nagu see ei olnud niisugune kõle, ta oli kuidagi soe. See arst, kellega me esimesel konsultatsioonil kohtusime, kes ongi nüüd siis minu raviarst, oli lihtsalt nagu nii kuidagi, ma ei tea, armas ja tore ja lihtsalt see kogu kogemus, mis on nagu nii ju võib-olla raske, mis iganes, et see, kui see atmosfäär on nagu mõnus, siis see on palju meeldivam kogemus on ju kõigile. Esimesed korrad minust me käisimegi märtsi lõpus seal ja siis ma hakkasin süstima uuesti aprillis. Esimene see konsultatsioon ei olnud haigekassa raha eest, et see maksis 100 €, pluss nüüd iga kuu ma pean võtma mingisuguseid ovulatsiooni ja rasedust soodustavaid vitamiine, mis maksavad 50 € kuu, et see ei ole nagu päris tasuta lõbu, aga ikkagi mingi, ma ei tea, 99% ikkagi maksab riik, sest kui ma neid süste ka ostan ja värki, siis ma näen apteegis, et see kassasumma mingi hetk oli, ma ei tea, seal peaaegu 1000 ringis, täna oli mingi 700 kõik need süstid kokku ja siis tuleb see haigekassa soodustus ja ma maksad 3 €, on ju, selles mõttes nagu jõhkralt abiks. Esimese süsti ma tegin 10. aprilli õhtul, siis 7 päeva järjest iga päev süst kõhtu ja viimased 4 päeva veel hommikul ka süst kõhtu. Et need süstid siis aitavad sul selle tsükli munarakkudel vist nagu paremini tekkida, et nad korralikult areneks, et neid oleks võimalikult palju ja et siis saaks nagu selle nii-öelda munaraku eemaldamise protsessil, sest et see IVF on siis viljastamine kehaväliselt, et saaks võimalikult palju võtta korraga neid munarakke välja, sest et nüüd seekord, mis mul juhtuski, oligi see, et ma tegin oma kõik need süstid ära mingi 10 päeva järjest, on ju, ja siis ma läksin kontrolli, et vaadata, kuidas need munarakud on nagu tekkinud ja oli ainult 2 suurt munarakku. Siis arst ütles, et neid süste on erinevaid, et osadele nagu ei sobigi need, mis ma tegin, aga selleks, et neid munarakke eemaldada, see on üldnarkoos, et sa ikkagi magad, et siis ei ole mõtet nagu 2 munaraku pärast sind nii-öelda magama panna, sest et see on üsna intensiivne kehale ja mu arst näeb, et nagu mul on nii head näitajad, et tema arvaks, et seal võiks olla mingi, ma ei tea, 10 munarakku, võib-olla isegi rohkem, ehk siis ta ütles, et kindlasti me saame parema tulemuse nüüd uute ravimitega, siis nüüd see kuu hakkab uuesti. Ma hakkan nüüd selle nädala reedel jälle süstima ja kuni mingi 10 päeva. Ja miks ma sellest üldse räägin, ma ei ole väga tihti sellest teemast nagu rääkinud, kuigi see teema nagu täiega
obviously mõjutab mind ja on suur osa mu elust, siis ma ei taha, et see oleks nagu ainuke osa mu elust ja ma ei taha olla mingisugune mustas augus, mitte näha elus muud mõtet, et ma keskendungi nagu nendele asjadele, mida ma armastan ja ma tahan olla rõõmsameelne ja mitte lasta sellele ennast morjendada nii palju kui võimalik. Ja siis ma ei viitsi ka nagu kogu aeg sellel teemal võib-olla peatuda, aga üks asi kindlasti, mis mind on aidanud, ongi see enda avamine. Et üks kiri tuli mulle ka just eelmine nädal, et üks naine on täpselt sama teekonna umbes läbi teinud, mis mina ja et minu video YouTube'is siis innustas teda ka lõpuks ühele lähedasemale sõbrannale nagu avama ennast ja et ta tundis, et nagu kivi langes õlgadelt, sest tegelikult see peakski nii olema, et mida rohkem me hoiame seda enda sees, seda traagilisem ja valusam ja jõudsam see tundub ja me tunneme, et me oleme üksi, aga tegelikult nii paljud naised läbivad seda teekonda tänapäeval ja sinu väärtus ei ole see, mis su emakas toimub ja kas sa suudad endale järglasi luua, saad aru, et nagu meil on tegelikult elus nii palju enamat. Muidugi me kõik, kes me seda IVF-i ja IUI-d teeme, me tahame väga last ja see on meie unistus, et ma ei ütle, et see ei ole oluline, aga lihtsalt ma üritan nagu oma elus näha ka kõike muud, mis on siin hea, on ju. Siis jah, reedel hakkab nüüd uuesti see, siis loodetavasti mingi hetk saab need munarakud eemaldada, siis mingi hetk on see kunstlik viljastamine, loodetavasti see õnnestub, kui ei õnnestu, siis järgmine tsükkel jälle uue munarakuga, et see olekski nagu ideaalne, kui me saaks mingi, ma ei tea, 10-20 munaraku ühe korraga eemaldatud, sest siis ma saaks põhimõtteliselt teha nii palju raunde kui vähegi vaja senikaua, kuni ma rasestun. Tulsi, ma muidugi igat mingi sammu ei taha hakata kajastama, sest ilmselgelt kui peakski juhtuma see, et me mingi üritame mind rasestada lõpuks selle kunstliku viljastamise kaudu ja see näiteks ei õnnestu või no mis iganes, et neid hetki ja riske on ikka. Ehk siis ma ei taha nagu iga nädal, iga kuu, et keegi ootab mult mingit update'i, aga vähemalt siis te teate, et mis see nagu meie staatus praegu on nende laste teemaga ja lõpuks, kui muidugi on mingid uudised tähtsad, siis ma kindlasti jagan teiega ka. Vot jah, ma loodan, et üldse kuulsite selle vihma käes midagi. Igal juhul ma nüüd lähen koju ja õhtul lähme juba mini-getaway'le Pärnusse Sassiga.